kaasliitlastele. Jube rõõm on näha siin nii palju rahvast. Kaks päeva tagasi oli siin Kaja Kallas. Mis te arvate, palju meid siin oli? Ja mõned üksikud vihased kodanikud. Nii, aga natuke ennast ka tutvustanud. Ma tutvustan ennast võru keeles. Ma loodan, et saavad aru, põhijutu räägin eesti keeles. Aga mina siis, Mati Kuklane, põline Võrumaa miis, siin sündinu, siin kasunu, siin koolin käinud, tüül ka põhiliselt siin olnud. Ja kui ma oma tüümehe tiid kunagi alusti, ma olin 13-aastane ja lätsi õhvade karja, õhv on võru keele mullikas. Nii et 13-aastaselt tüüti terve suve ja ma ei sukugi häbele tuud, et nüüd õhvakarjusest saa Riigikogu liikme kandidaat. Meil on ajaloost siin teada, et üks meie liige, auliige, õigemini juba asutaja ütles, et müüjatütrikus sai pääministri. Kui ajakirjalik käib siin, las pandvadu kirja, et ma kitad hakkab. Kirjutagu, et karjapoiskasest või seakarusest sai siis ka kandidaat. No ei ma kitad. Nii, mis mul on? Mul on 4 last ja 7 latselast. Kats vanempat on oma lastega mahas saanud, aga kats noorempat ma loodan, et võiks midagi tegema ja Eesti elu edasi viiva. Ja parhilla ole siis Rõuge valla volikogu esimees ja ettevõtjaga peale kaupomiil. Lähme nüüd eesti keele peale. 10. oktoobril möödunud aastal tutvustas meie kaitseminister Reformierakonnast Hanno Pevkur oma uut Võrumaa hävitamise kava. Tema kui Võrumaa mandaadiga mees pidi lõpuks ometi oma valimislubaduse täitma ja õnne meie õuele tooma. Järgmisel korral, kui me kokku saime, tunnistas ta mulle, et Võrumaa õnn sai otsa ja kahjuks ta siin enam kandideerida ei saa, et kandideerib Lääne-Virumaal, eks seal ka vist tahab polikoon laiemast. Mina tegelikult nagu Rõuge valla volikogu esimehena võitluses selle polikooni vastu olen üksi jäänud. Ei Võru linn, kuigi Anti Allas sõdib häälekalt selle polikooni vastu, aga linna volikogust 21 liiget ja 11 on sotsiaaldemokraati. Nemad seda otsust, et me moodustada mingi ühisrinne selle vastu kuidagi nagu vastu võtta ei saa. Ja ei tee seda ka ei Võru linna või Võru valla ega Antsla valla volikogud. Jah, aga kui võtta, et seal on võimul reformid, sotsid, ega nad oma isanda kätt kuidagi hammustada ei saa ja nendel on nagu silmaklapid peas, silmade eest dollarimärgid jooksevad, et vaadake, milline õnn, siia tuleb ju 2000 liitlassõdurit, kuni 2000. Ja neid on vaja katta, kasida, linna avatakse baarid, restoranid, igasugused saiaputkad ja eks mõningad inimesed hakkavad selle pealt kindlasti teenima. Aga mis jääb meile, lihtsatele Võrumaa inimestele? See on kodudest välja aetud pered, rahvastiku vähenemine, kinnisvarahindade langus, elukeskkonna halvenemine ja müra ja õhureostus. Iga pauk poligoonil paiskab õhku suure hulga sulfaate, nitraate ja raskemetalle. Valdavate läätetuuldega kandub see suurel hulgal Võru linna ja polikooli ümbritsevatele aladele. Kus on nüüd meie palju kiidetud rohemajandus? Aga täname taevast,
praegused valitsejad lubavad rohkem raha vähihaiguste ennetamisele anda. Samas hindade kallinemine, kuritegevuse kasv kindlasti, mis meil linnas tuleb, sellega kaasneb teatavasti igasugune narkokaubandus ja igasugune veel pahed, mida ma ei hakka ette lugema. Aga Reformierakonda ja nende kannupoisse see muidugi ei huvita. Samas mõtlen, milline hoolimatus meie suhtes Tallinna võimukoridoris valitseb. Ehitada NATO sõjaväebaas siia Võru külje alla. 30 kilomeetri kaugusest piirist tähendab, haubitsalasuga on võimalik Venemaalt seda baasi tabada. Kui ma küsisin kaitseministri käest, et kas on mõttekas teha piirile nii lähedale sellist baasi, siis tema vastas, et meil on jube hea luure. No, ma ei kujuta ette, kui Pihkvas sõidab välja haubits ja jõuab piirini ja laseb selle paugud ära, siis mis luurega meil saab tegemist olla. Ja samas haubitsad saab ju laadida taktikalise tuumamürsuga. Ja see siin saab olema ju täiesti selline ahvatlus, et seda mürsku siia välja lasta, kuna siin on NATO baas, tehnika, meie Kuperjanovi poisid. Ja kui see tehakse, siis sellega koos ka kogu Võru linn tohutu sellise ähvarduse või all. Nii. Kallid Võru inimesed, ma elan see linnale ka väga kaasa, sest see on ka minu sünnilinn. Pöördun teie poole üleskutsega. Me peame tegema kõik, et see halb unistus või hirm või ma ei kujuta ette, mis see meil üldse võib olla, meie elust kaoks. Mõelge vaid, kui järgmise valitsuse peaks moodustama järgmine kamp. Reformid, sotsid ja Eestit Viesti. See oleks surm meie Võrumaale. Kogu meie elulaadile, kultuurile, pärandile. Selleks kutsun kõiki teid üles hääletama meie saadikute poolt. Sest ainult meie oleme oma tegevustega näidanud, et hoolime tõesti Eestist ja mina isiklikult väga hoolin Võrumaast. Päästke Võrumaa!